algusaastatel. Näpuots tehti märjaks, vaadati, kus tuul puhub. Aga eks ikkagi võtsime arvesse ka seda, esimene turg oli Soome, et siis kuhu lihtsalt transpordipiletid kõige odavamad. Mõistlik. Sinna järgi tuli ka Poola umbes samal põhjusel. Täna neid turge meil ei ole. Tere, mina olen Reet ja sa kuulad taas kord Talent Hubi podcasti. Täna on meil külas mees, kes juba aastast 2017 on ehitanud liikuva autopesuväri. Sellest on aga kasvanud palju suurem ettevõtmine, kui lihtsalt iga tänava nurga all auto muretult puhtaks. Tänase ettevõtte nimi on FleetFox ja see tegutseb juba 6 riigis, 11 linnas ja koondab kogu ettevõtte sõidukipargi info, kulud ja protsessid ühte kohta ning automatiseerib suure osa töödest, mida muidu tehakse Excelis või käsitsi. Ehk autopesu on asendunud tarkvaraga. Ja nagu sellest veel vähe oleks, sellest lihtsast ärist nagu autopesu, olete lisandanud sinna veel terve rida muid teenuseid, mis autopargiga siis seotud on. Tere tulemast Talent Hubi podcasti, FleetFoxi asutaja ja tegevjuht Martin Kristerson. Tere, aitäh kutsumast. Aitäh sulle tulemast ja enne kui me lähme teemadesse, tahaksime täna väga kuulda seda, kuidas te olete laienenud ja üldse, olgem ausad, sa oled turul olnud juba asutajana väga pikka aega. Tahaks natuke seda kogemust ka, aga enne kui me läheme FleetFoxini ja selleni nii-öelda sinu juhtimis väljakutsetele ja teekonnale, võib-olla sa räägid kuulajatele midagi, mida nad täna sinu kohta veel ei tea, mida LinkedInist välja ei loe? No võib-olla natuke siit-sealt midagi loeb, kes vaatab, jälgib, aga jah, võttes sellise nagu pika skoobi ajaloo ette, eks siis 2017 alustasime, hakkasime siis 3 autosid pesema, ehitasime auruga sellise masina, mis siis pesi auruga autosid ja pärast seda katsetasime erinevaid autopesu meetodeid kuni veetapesust, kuni ägevate selliste rocket ship kaubikute ehitamiseni välja, kus juba inseneeriat oli vaja, et ehitada igasuguseid tehnilisi lahendusi, kuidas telki ümber auto tekitada, kui väljas torm ja külm on ja kuidas see vesi kõik kokku koguda ja nii edasi. Aga jah, siis seda tegime nüüd umbes 6 aastakest, olime juba päris mitmes riigis, palju raha kaasanud ja nii edasi, tehnoloogiat ehitanud. Ja siis nüüd 2023 aasta märtsis oli see hetk, kus me siis tegime otsuse, inglise keeles sõna pivot siis või ärisuuna muutus. Rebrändisime, ütlesime ligi 20-30 000 kliendile head aega. Ja panime Poola kinni, panime Soome kinni ja alustasime siis uuest lehest ja eeskätt siis autopargi täishooldusteenusega. Saime tehnoloogia toona juba ehitatud tehnoloogia kaasa võtta siia ettevõttesse ja lihtsalt seda siis ümber modifitseerida, et see töötaks siis ärikliendile. Ja seda oleme siis 1,5 aastat teinud. Pärast seda siis kõigepealt keskendasime auto jagamise ettevõtetele. Selle läbi nende ettevõtete saime päris mitmesse riiki liigutud ja nüüd siis umbes pool aastakest tagasi saime aru, et tegelikult kui võtta selline fleet manager või autopargi juht, siis mis iganes teenuseid sa pakud, just neid selliseid lihtsamaid teenuseid, siis see on endiselt ikkagi selline 1, võib-olla 3 nendest päevakajalistest probleemidest, mida ta igapäevaselt kogeb. Ja sealt ka sündis tegelikult visioon saamaks aru, kõigepealt aru saamise pealt, mis nende need probleemid on. Ja siis tekkis visioon hakata ehitama sellist inglise keeles ütleme one-stop shop. Kuidas siis eesti keeles oleks? Koht, kus ühe peatumise putka või pood. See kõik asjad saad ühest kohast, jah. Ja, et suuremas pildis visioon, mille suunas me ehitame, ongi tahame lihtsalt tuua kõik erinevad murevertikaalid kõik ühe mütsi alla kokku. Ja see tähendab siis ka raskemad teenused, sealhulgas autode parandamine, rehvide vahetus, kus tõenäoliselt mingit ratast leiutama ei pea, vaid tuleb luua infrastruktuur, mille baasil kõik juba olemasolevaid selliseid ärisid kokku koondada. Ja kuni tarkvara ja riistvarani välja, et nüüd hiljuti hakkasime juba oma tehnoloogia tiimi suurendama ja ehitame juba, ütleme nii, et köögis küpseb üks vahva tarkvaralahendus, mida siis
autopargi managerid kunagi võib-olla kasutada saavad. Aitäh, sa juba läksid nii FleetFoxi sisse teie visiooni, aga Martin ei võrdu päris FleetFox, ma arvan. Et seal taga on sina ka, et võib-olla midagi sinu kohta, mis ei ole võib-olla seotud sellega, mis on tööalaselt kogu aeg pildis oled. No praktikas ütleme nii, et viimased minu 8 eluaastat ikkagi suurem osa sellest ajast, kui ma ei maga, on ikkagi seotud FleetFoxiga või Upsteamiga siis toona. Selles mõttes küll, aga inimese poolest, mida mulle meeldib teha, tüüpiline selline founderi sport küll, aga padelit käin mängimas, armusin sellesse sporti üks siuke pool aastakest tagasi. Ja olen 2 lapse isa. Üks on 2, üks saab 4 juba abielus armsa naisega ja eks kui need kõik asjad omavahel kokku panna, siis mu 24 tundi ongi täis. Ma arvan, et see juba on päris hästi mahutatud, aga jõuamegi võib-olla natuke sinna, et kuidas see kõik sinna ära mahub. Aga võib-olla natuke siin on mingid pöördepunkte, sa juba tõid välja ka, et alustasite 3 ise nagu pesurid käes põhimõtteliselt pesuga. Siis oli teil 30 000 klienti, ütlesite head aega, panite skinni ja nii edasi. Aga võib-olla milline muutus sinu jaoks seal kõige keerulisem oli või milline kõige rohkem väljakutseid tekitas? No eks igas muutusetapis on erinevad väljakutsed. On su küsimus pigem nende varasemate muudatuste või hilitisemate osas? Sinule võib-olla kõige rohkem nagu hinge läks? Hinge läks. Eks kõige keerulisem ilmselt oli see totaalne ärisuuna muutus. See oli siukene asi, et sa oled 6 aastat midagi ehitanud ja nüüd tuleb järsku öelda head aega kõikidele turgudele, klientidele ja alustada põhimõtteliselt nagu uue lehe pealt. Küll, aga me võtsime midagi kaasa ka, eks ole. Et see oli selline nagu keeruline raske otsus, kus oli väga palju ebakindlust, et kas see nagu toimib ka. Aga kuna julge otsus sai tehtud, siis täna ma ütlen, et oleks võinud isegi mitu aastat varem. No üldjuhul on jah, nagu nende otsustega. Aga kas nagu juhtgrupp nagu asutajad, kellega sa alustasid Upsteami 3, kuidas see dünaamika on muutunud ja kas need ärisuunad on seda muutnud? No suur muutus on see, et me alustasime 3, täna me oleme 2. Et meil oli seal üks sõbralik lahkuminek founderite puldis ka. Aga dünaamika nüüd alles jäänud founder ehk siis Valjo Kütiga. Naljatame siin, isegi meie naised omavahel naljatavad, et see on siuke nagu poole abielu suhe, et me oleme nagu sukk ja saabas. Isegi riietusstiilid ja teatud asjad on lihtsalt nii ühesugused, et see natuke naljakas juba vaadata. Aga ei, selles mõttes, et minu ja Valjo vaheline dünaamika on ajas aina paremaks läinud, et ma ei tea, kuidas ma ilma temata seda võib-olla natuke jagada, aga kuidas need vastutusalad on teil jagatud? Minu töö tegevjuhina peamiselt on garanteerida, et meil on ressursid, et meil on strateegia, suund selge, inimesed, talendid olemas ja nii edasi. Valjo ametlik roll on siis COO ehk siis operatsioonide juht. Ja need, kes sellise rolliga kokku puutunud on, siis teavad, et see on natuke kõike. Et selles mõttes tema nagu peamine tuumikvastutus on ikkagi veenduda, et kliendid saavad selle teenuse, mida me oleme disaininud, aidata seda teenust ka disainida, toodet disainida ja nii edasi. Aga praktikas iga päev on täiesti erinev, et tuleb siin põhimõtteliselt minna sinna, kus praegu kõige suurem valu on ja nagu lahendada need asjad ära. Aga need rollid kujunesid teil kohe niimoodi välja? Alguses saalt, jah. Okay. Aga kas te nagu leppisite kokku, nüüd teeme nii või te lihtsalt hakkasite tegema ja siis, et kuule, mul tundub, et sul läheb nii välja ja mul nii ja läheme edasi siit või? Jah, kui nüüd 8 aastat tagasi kerida, siis asi, mida sai nagu toona kohe nagu esimesest päevast õigesti tehtud, olgugi, et igasugune kogemus selles valdkonnas puudus, oli see, et lihtsalt kuskilt jäi kõrva, et ei tohi dubleerida oskuseid või supervõimeid. Ja see oligi üks esimene asi, kus me saime aru, et minu töö ja tema töö tulebki lahku viia selles kontekstis, et ma võtan tegevjuhi rolli ja tema võtab operatsioonide poole enda peale. Ja toona, kui meil veel siis 3. asutaja Alexis tiimis oli ja alustasime ju väga sellise riistvaralise inseneeria poole
pealt seda äri, siis toona oli vaja ka kedagi, kes oskab mutrivõtit käes hoida ja midagi ehitada, eks ole, et sealt tuli ka Lexist. Aga nii-öelda see pivot, millest see suurem pivot siis, et sellest riistvaraärist rohkem tarkvaraäriks, et räägi võib-olla sellest tiimi muutusest ka, et ma vähemalt eeldan, et mingi osa tiimist ei olnud nagu ei sobinud enam sellesse uute mudelisse ka ja mingi osa oli vaja juurde, et võib-olla nendest numbritest ja sellest ka, kui palju teid oli ja mis juhtus? Inimeste arv on väga muutuv olnud, et noh, meil on olnud hetki, kus meil on rohkem inimesi, kui meil täna on, no vähemalt nagu siis peakontori poole peal, Foxide poole pealt, ehk siis need, kes neid taaske teevad, muidugi see on alati kasvavas trendis olnud. Aga noh, kes meil veel oluline figuur oli juba algust saati, oli siis tehniline juht, kes siis tarkvara arendas, et noh, tegelikult tarkvara poolt me oleme ehitanud alates 2028. Et noh, põhimõtteliselt 18, jah, vabandust. Me oleme nii tulevikus. Lendasin tulevikku. Et noh, ligi 7 aastat siis oleme tegelikult seda poolt juba ehitanud ja noh, algusest alates siis oli Jaan Jogomägi, kes selle rolli nagu enda peale võttis. Küll, aga nüüd on ka see vahetunud. Kuule, aga ma lihtsalt kuulajatele ka, et mul alati meeldib eelnevalt kuulata erinevaid podcast'e, mis on meie saatekülalistega varasemalt tehtud ja Martin, sinuga väga palju podcast'e ei olnud nagu viimaste aastate jooksul tehtud. Alguses seal küll kõik rahajutud ja igal pool oli ja 2021 juba Kotka ja Roonemaa ütlesid, et noh, selline nagu igavene ettevõte, mis nagu ei noh, et see on, et ära ei sure ja läheb edasi ja tead, ma ütlen päris ausalt, et ma olen ka seda sinu teekonda jälginud ja ma olen nagu väga nagu alt üles vaadanud sellega, et noh, et sa ei jäta seda ja see on hea, mis sa teed ja sa on näha, et sul on see usk kuhugi jõuda, sa ei jäta enne järgi, kui sa sinna jõuad, aga neid languseid ja neid raskeid, neid komistuskive ja no ma olen näinud, kuidas ka nagu noh, kui ei tule raha või ei tule mingisugused pitching võistluse võidud, et noh, et neid selline tunne, et neid kaikaid su kodaratesse on lennanud nagu palju, et kuidas sa ennast nagu motiveerid? Taavi Kotka vist täpne tsitaat oli ettevõte, kes keeldub suremast. Korra võib-olla olid isegi kaheti tunded, kui see esimest korda välja tuli, aga tänaseks sellest on saanud meie core väärtus ettevõttes, ehk siis see on absoluutselt asi, mida ma võtan suurima komplimendina. Tervitused Taavile siin kohal. Tervitused talle ja et see on noh sisemiseks naljaks või noh selliseks nagu teemaks juba saanud ka meil, et kuidas ma tegelen sellega, ma ise ka ei tea vahepeal ausalt öelda, aga mis on minu jaoks nagu erutav, on see, kui me lahendame ägedaid asju ja ma tean täpselt, mida ma teha tahan. 8 aasta jooksul on kindlasti tekkinud ka neid hetki, kus oled natukene kadunud või täpselt ei tea, et noh, mis see järgmine faas võiks olla või ei ole väga pikka aega olnud ka sellist tugevat visiooni, mille taga ma usuks, et oleks selline ükssarviku nagu võimalus üldse olemas, aga kuidagi nagu leiutad selle tunde enda sisse, aga noh, täna selle visiooni peal, mis me täna istume, siis selle puhul mul on absoluutne nagu tunne ja teadmine, et seal see järgmine Eesti ükssarvik peidetud on ja nagu tegelikult see ongi see, nagu Sam Altman ka ütles, et ei ole sellist asja nagu läbipõlemine, kui sa tegeled ägedate asjadega, inimestel tekib kuskil mingi seesmine ekstra jõud, kui sul on sihipärane eesmärgistatud tegevus ja sa võidki 20 tundi päevas tööd teha selliselt, et sa ei põle läbi. Aga noh, kohad, kus sellist nagu läbipõlemise efekti on nagu lähedale jõudnud, noh, kas või vaatame see viimane raha kaasamine, mis noh, raamatu tarkuse järgi öeldakse, et 6 kuuga peaks nagu raha ära kaasatud saama, aga meil läks noh, umbes aastake. Ja see ei tulnud absoluutselt kuidagi lihtsalt, eks ole, et noh, seal kahtlemata oli nagu hetki, kus mõtlesin, et noh, ma ei tea, mis nüüd saab, 30 000 on kontol, mis me nüüd teeme. et noh, minu jaoks lihtsalt, mis hoiab mind paadis on see, et ma tean, et meil on äge visioon ja ma olen see inimene, kes näeb seda, mida teised ei näe, et noh, isegi kui ma investoritega maha istun ja nad ütlevad mulle näkku, et no ei, see sellest asjast ei saa mitte midagi, et noh, see AI sööb su ettevõtte varsti ära ja turu suurus on nii väike, et see ei ole VC case ja noh, mis iganes need siuksed lajatused sealt tulevad, siis see läheb minust täiesti läbi. Seda on kihvt kuulda.
nii kaua, kui sa oled edukas. Et sellel hetkel nagu VC jälle tuleb, ma ju ütlesin seda juba sellel aastal, et nii läheb, on ju. Aga mina ka väga usun, aga sa ütlesid 30 000 on arve peal, on ju. Kas see oli see hetk, kui sa mõtlesid, et okei, nüüd vist on vaja pillid kokku panna või sa tegelikult teadsid, et kuskil on ikka lahendus olemas? Absoluutselt, igal pool on lahendus olemas. See ei olnud kusjuures esimene kord, ma arvan, see oli 3. kord ja mitte 30 000, meil on ka siukseid olnud, kus oleme nulli peal täitsa. Et see on, ma ütleks, praktika startup induses. Muidugi tegelikult viisakas oleks hakata juba paarikuuse runway pealt nagu pille kotti panema, aga ma arvan, et meie puhul, et me seda teinud ei ole, on nagu olnud pigem positiivne, sest ma ikkagi tean alati, et meil on ikkagi mingisugused valikud olemas, et üks selline kasutegur on see, et me oleme ehitanud selle 8 aastaga ikkagi võrgustiku inimesi, investoreid enda ümber, et alati on mingi võimalus kuskilt paar kuud juurde näpistada, eriti kui sa tead, et see raha on kohe varsti tulema. Tahakski küsida, et mis rolli nagu mängib sinu jaoks selline ausus ja haavatus nagu juhtimises, et räägid sa nendest rasketest hetkedest kogu tiimiga või sa fake it till you make it ja pärast tagantjärgi alles räägid asjadest, et tegelikult oli ikkagi päris hapu, aga näed, välja vedasime, et milline juht sina oled? See on ajas muutunud. Ilmselgelt, kui sa oled selline ikka väga toores algav startup, eks ole, siis see on kuidagi nagu selline tööstuse poolt õpetatud praktika, see fake it till you make it ja sa pead nagu silmad särama ja lihtsalt läbi seina jooksma, eks ole. Ja eks ma mäletan, et me oleme ikkagi alati nagu kommunikatsioonis kas meediaga või investoritega ikkagi hoidnud sellist ausat joont. Aga kindlasti sellist buzzwordilikku kõnepruuki, et kõik läheb nii ägedaks ja sellist asja oli nagu ikkagi algusaastatel oluliselt rohkem. Ja see on ka võib-olla üks asi, mis ongi nagu sellise, ütlekski võib-olla selle viimase nagu raha kaasamisega tugevalt seotud, et ongi selline nagu küpsem founderi olukord tekkinud ka enda sees, kus enam ei ole seda, et ma lähengi, räägin, kõik on nagu üliäge, vaid sa võid ka täitsa minna investorite või meedia või kuhu iganes juurde ja rääkida, kõik on täiesti pekkis, aga mul on plaan. Nagu sa ütlesid, igal asjal on lahendus. Ja. Kas sul on sul ka mõni väljaspoolt mentor, coach, keda sa oled aastate jooksul kasutanud või see on lihtsalt oled õppinud nii-öelda tee peal joostes, ma ütleks, mitte käies? Võib-olla pigem olen see toores puhas leht tüüpi founder, jah, et olen küll mõelnud, et võiks kaaluda midagi siukest, aga samas ma arvan, et selles on ka väärtust, et ma olen pidanud seda kõike ise õppima ja kuidagi mitte pidanud, aga isegi kohati ütleks tahtnud, et sellist coach'i kui sellist mul endal ei ole. Tegevjuhi roll on väga üksik roll iseenesest, aga mul on Valjo, kelle juures kui väga-väga raskeks läheb, siis tema kuulab mu nutud ära ja paneb asjad perspektiivi ja sealt me saame nagu edasi liikuda. Aga iseenesest ma ei ole ka tundnud nagu otseselt nagu sellist suurt vajadust selle järgi, et mul oleks mingit coach'i vaja. Kuigi ma tean, et kindlasti see hetk mingi aeg tekib. Aga kuidas sinu siis töötajad võiksid sind juhina kirjeldada? Kui ma täna küsiks kellegi käest, mis sa arvad, kuidas nad kirjeldaksid sind? Väga keeruline küsimus. Ma arvan, seda sa peaksid ilmselt neilt küsima. Ma ise tahaks öelda, et millele ma nagu keskendun oma juhtimises kindlasti on sellele, et inimestel oleks ettevõttes hea olla, et neil oleks kindel siht ees. Me valime ka inimesi väga selektiivselt, paneme selle tiimi kokku ja kultuuriline aspekt, kuidas me oma asju teeme, et see peab seal olema ja ma arvan lihtsalt kuidagi need pusletükid lähevad omavahel kokku, aga üldiselt ega ma ei ole selline kamandaja või selline lõugaja või mis iganes, seda sa Fleet Foxis ei näe. Aga kui sa tead, et inimestel on hästi, sa ütlesid, et see on kõige esimese asjana tõid välja. Kas sa mõõdad seda kuidagi ka? Numbrites ei mõõda, aga kuna ma olen ikkagi, meil on ikkagi ütleme suhteliselt väike tiim. Kui palju teid on? Selliseid täiskohaga töölisi kontori poole peal jääb nii 22 kanti vist. Okay. Give or take, vahepeal muutub see number. Ja ma ütleks, et mis aitab on see, et nende inimestega tuleb lihtsalt rääkida, et
kui mitte kord kuus, siis vähemalt kord kvartalis ma ikkagi nagu iga inimesega mingisuguse isikliku vestluse pean maha ja noh, 8 aastaga on tekkinud ka siuke nagu väike kõhutunne, et sa näed kohe juba pilgust ära, et midagi on nagu paigast ära ja siis saab seda adresseerida. Jaa, aga nüüd selle kohta juurde tagasi jõudes, sa mainisid padelit ja mainisid, ega see väga palju aega ei jää, aga kas sul on võib-olla mõni rutiin või mingi tegevus, mis sulle aitab nagu nii-öelda sihti selge hoida, ka stressi maandada? Kõige rohkem aitab mul stressi maandada lastega mängimine. Et noh, kuna mul on 2 väikest pisipõnni, siis kas sa tahad või sa ei taha, sul lihtsalt nad võtavad seda, et jõuad õhtul koju, võtan lapsed lasteaiast peale, tulen koju. Üks asi, mis minu jaoks on väga selline meditatiivne tegevus, on kokkamine. Ehk siis olen peres see, kes ainukesena süüa teeb. Naine on väga õnnelik, et ta ei pea üldse süüa tegema. Aga noh, köök on see koht, kui ma olen köögis, siis ma ei taha, et keegi seal on. See on minu selline tsoon, kus nagu lähen korra nagu süsteemist välja. Ja teine sama olukord on siis, kui ma õhtuti lastega mängin. Et need on nagu sellised orgaanilised praegu minu eluetapis olevad sellised rutiinid, siis ütleks. Võib-olla küsin veel, et sa lähed lasteaeda järgi, et ma teen ise ka, kui ma lähen 10 minutit enne 5, siis peaaegu olen viimane. Ehk need lasteaiapäevad lõpevad päris varakult lastel, et ma tean siin, juba natuke tuli jutust välja ka, et eks need tööpäevad on elu jooksul ikka olnud väga pikad ka. Et kas sa paned selle stoppi nüüd tänu sellele, et on lastele järgi minna või siis on ka, et paned õhtul lapsed läheb magama ja lähed teed tööd edasi või kuidas see välja näeb? Seda juhtub ette, ütleks isegi rohkem kui peaks, sest tegelikult sellist välja lülitamist peaksin kindlasti rohkem oma ellu tooma, aga praktikas viin hommikul lapsed lasteaeda. Kuna ma elan Luigel, siis läbi ummikute ikkagi umbes 9 või natuke enne 9 jõuad tööle. Ja see on ka selline huvitav rännak, mida jälgida kas või mu kaasasutaja pealt Valjo, kes just hiljuti isaks sai. Et founderid, kes saavad omale lapse, siis sa õpid olema efektiivsem. Lihtsalt sul ei ole enam seda small talk'i nii palju või vaatame, et mis keegi ise räägib, vaid hästi selline konkreetne. Ja tegelikult tulebki selline nagu efektiivsuse kasv selle vähenenud aja sees ja tegelikult saab väga palju niimoodi ära teha. Ja kui ma lastega kodus olen, siis väiksed lapsed lähevad ikkagi 8:30 magama ja saab õhtuti paar tundi veel juurde näpistada, et tundidest ma ei tunne, et puudust oleks. Ja mul tekkis kohe siia küsimus, et sa said esimesena nii-öelda founderitest isaks ja nüüd alles on. Kas sa tundsid seda ka, et kas sind mõisteti kui isana, sest isa roll on päris suur roll ja ajaliselt ka, et lihtsalt üks asi on nagu see, mis muutused nii-öelda sinust kui nagu mehes juhtuvad, kui sa saad nagu vastutavaks lapsevanemaks, aga ka ajaliselt on see väga nagu nõudlik. Et kas sa tundsid, et see dünaamika oli kogu aeg olemas või kuidas sellega? Miks ma küsin, meil Cateriniga on 2 peale 5 last nii-öelda, mitte küll koos on ja see on see asi, mis meid on nagu hästi hoidnud, et me oleme algusest peale üksteist nagu mõistnud üli hästi. Et ma ei kujutaks ette, et oleks teiselt poolt inimene, kellel ei ole lapsi. Et kuidas kas see oli kuidagi faktor või kuidagi? See on kindlasti ülimalt keeruline periood. Esimene laps tuleb, siis kogu maailm läheb tagurpidi ju. Ja ma ise kuidagi jälgisin enda pealt, et kõige keerulisem on see esimesed 3 kuud. 6 on ka veel raske ja siis tegelikult sa elad nagu sinna rutiini juba nagu sisse ja siis tekib nagu see ütleme ka siis ownership kogu selle rolli ümber, sest kõigepealt kui sa isaks saad, siis kõige raskem on see, et mult röövitakse aega ära. Aega, mida ma sain muidu võib-olla endale, siis tuleb leida lihtsalt endas nagu selline teistmoodi arusaam, tõlgendus sellele, et see ei ole, laps ei võta mult aega, vaid laps veedab minuga koos aega. Ja tegelikult see võttis minul ütleme siuke 5-6 kuud aega ja siis tegelikult läheb hästi ägedaks. Okay. Kuule, aga lähme edasi, tahaks väga puudutada seda laienemisteemat, sest et tegelikult
no enamik ettevõtteid Eestis alustab ikkagi oma Eesti turuga ja siis, aga ütleme nii, et ühelgi startupil visioon ja ei ole jääda siia Eestisse, et see on selline koduturg, kus on hea alustada, jube raske on väljapoole minna. Ja ma tean, et sa oled juba seda mitu korda teinud, et võib-olla sa natuke räägiksid sellest ka ja alates näiteks sellest, et mille järgi te üldse valisite, kuhu turule minna? Algusaastatel näpuots tehti märjaks, vaadati, kus tuul puhub. Aga eks ikkagi võtsime arvesse ka seda, esimene turg oli Soome, et siis kuhu lihtsalt transpordipiletid kõige odavamad. Okay, mõistlik. Sinna järgi tuli ka Poola umbes samal põhjusel. Täna neid turge meil ei ole. Nüüd aga, kui me võtame FleetFoxi arenduse, sest kui me selle ärisuuna muudatuse tegime, siis me ju nullisime kõik ülejäänud turud jälle tagasi Eesti peale. Ja sealt siis avastasime enda jaoks sellise huvitava kasvu või laienemise strateegia. Me ise nimetame seda ankurkliendi strateegiaks, et kui me võtame siin suuremad autojagamise ettevõtted, siis nad tüüpiliselt ei tegutse ainult ühes riigis. Nad tüüpiliselt tegutsevad juba mitmes riigis ja kui me saame nad Eestis kliendiks, siis tavaliselt see käib läbi kutse kohe teisele turule ja kuna turud autojagamise ettevõtetel on pigem suured, siis ongi põhimõtteliselt ühe kliendiga saad selle kogu turu käima ilusti tõmmata. Ja tegelikult selliselt, nagu me põhimõtteliselt need esimesed 5, võib-olla isegi 6 riiki tegelikult niimoodi lansseerisimegi, ehk siis põhimõtteliselt jooksime järgi olemasolevatele klientidele. Okay. Ja see oli üks nagu peamisi faktoreid, muidugi see ei olnud ainukene faktor, selles mõttes me pidime ikkagi vaatama, et kas ka gig economy, tööjõu, igasugused seadustikud ja ka need numbrid, mis võiksid kulude poole pealt ja tulude poole pealt olla, kas need mahuvad meie unit ühiku ökonoomikasse, siis me üritan siin eesti keelt kasutada. See on väga okei, meil on estonglist. Et ikkagi vaatasime nagu finantsilist aspekti ja üleüldse, mis meie äris ka nagu olulised parameetrid on ka kogu linna suurus. Sellepärast näiteks Berliin oli üks siuke suur risk, mida me võtsime, sest seal on üle 800 ruutkilomeetri vaata Eest Tallinn on ikkagi nagu märkimisväärselt väiksem ja see mõjutab meie logistikat, autode sõiduaegu ja nii edasi. Ehk siis umbes nagu nende parameetrite kombinatsioonil me vaatame, et okei, kui kõik on rahalises, siis let's go, et me paneme selle esimese kliendi käima ja toona siis nagu eeldasime, et kui me saame esimese kliendiga kõik rahalises käima, siis küll me leiame need teised kliendid ka, see oli selline algne loogika. Tahaksid kohe küsida, et aga kuidas siis tegelikult läks, aga ma küsin hoopis seda, et kas teil on koha peal nii-öelda, on siis Berliinis on teil, on mingisugune nagu, ma ei tea, country lead, ma ei proovisin välja mõelda uudse eesti keeles, aga kas teil on nagu siis juht seal koha peal olemas? Ma arvan, meie kuulajate jaoks ongi kõige raskem, kuidas seda ikkagi seda esimest inimest sinna välismaale leida, et ta ikkagi ei ole see eestlane, keda ma saan usaldada ja kui ta midagi ei tee, siis tal on 7 inimest, keda kõik tunnevad ja ühesõnaga, et küll toimima saab. Kui me nüüd võtame need turud, mida me tänaseks lansseerinud oleme, siis tegelikult me tegime seda tagurpidi. Ehk siis me tegelikult lansseerisime need turud oma ressurssidega. Ehk siis sükene esimesed 2 kuni võib-olla 4 maks, võib-olla isegi 6 nädalat me tegelikult saadame Tallinnast HQ tiimist inimesed sinna kohale. Et panna üles infrastruktuur, esimesed Foxid leida, kõik protsessid käima saada ja töö juba käib tegelikult. Ja selle aja vältel me tegelikult siis otsime seda country lead'i või midagi taolist. Ehk siis meil oligi see, et me tegelikult äri nagu tõmbasime käima ise ja siis andsime üle teisele inimesele. Aga nüüd tuleva ja tuleviku sellise expansion strateegia puhul me tahaks alustada, siis proovida seda teistpidi teha. Aga fakt on see, et selle inimese otsimine on ikkagi keeruline asi, aga meie puhul, mis on kindlasti oluline, on lihtsalt see kohaliku autopargi tööstusega mingi seotus, et üks asi, mida me mitte ainult nagu country leadides, vaid ka kuni operatiivsete tasemeteni vaatame, on alati peab olema seos kas autopargi tööstusega või meie ärimudeli laadsete
tegevustega. No ma usun, et noh, selliste taustaga inimesi nagu on, seda motivatsiooni, et tulla nii-öelda country lead'iks inimestel on, aga päris reaalsus ikkagi startup'is country lead'ina töötada, kus siis see nagu see suur tiim, kes alguses tuli ja käima pani, läheb koju ära ja ütleb, et olgu head tööd ja ehita nüüd siin ise edasi. Et see on tegelikult mida meie oleme ka näinud, on see, kus nagu see nii-öelda see reaalsus siis hitib, et okei, et tal ei ole tegelikult seost selle, võib-olla Martin sinuga see 8 aastat, kuidas nagu oled uskunud, kuidas see läheb, vaid ta on lihtsalt ikkagi töökoht ja sa jääd üksinda sinna. Et kuidas kas te olete läbi hammustanud selle, et kuidas neid inimesi hoida nagu motiveeritud osa tiimist või on teil mingisugune muu lahendus, et need inimesed õnnestuksid seal? No siin vastus on nüüd kombinatsioon mitmest erinevast. Absoluutselt, kui oleks üks vastus nagu, mis oleks nagu aitaks kõiki, siis meil ei oleks seda väljakutset. No kõik algab sellest, et kuidas sa värbad inimest, et meil on pandud paika kindlad printsiibid, sellised kastikesed, mis peavad olema, mis on A ja O, ilma selleta me üldse ei kaalugi kandidaati, eks ole. Teine osa on ka see, et kuidas üldse kandidaati onboard itakse, millise story me ehitame talle pähe, milline on see visioon, mis ta silmad särama lööb, eks ole, et selle baasilt tegelikult sa saad selle inimese juba kalibreerida nagu õigesse formaati. Teine asi on, peab mõõtma kõike, ehk siis me oleme ehitanud üles süsteemid, raportid, kus me näeme reaalajas kogu turu tervist, kogu performance'it ja kui me oleme leppinud, ütleme siis country lead'iga kokku, et need on need meetrikad, milles sina vastutad, et kui mina olen magama ja hommikul üles ärkan, siis ma saan rahumeelselt ärgata teades, et sina nendega tegeled. Ja need on selgelt kommunikeeritud ja meil siis nagu peakontori poolel on võimalus seda ka reaalajas nagu mõõta, siis saab reageerida hästi kiiresti nendele probleemidele ja tegelikult see nagu aitab ka ütleme algus võib-olla nädalatel, võib-olla kuudel, ta ei lähe nagu päris õiges suunas, aga kogu see juhendamine ja suunamine toimub läbi numbrite õiges suunas ja lõpuks jõuab see asi lihtsalt kohale. Et meil ei ole sihukest asja, et mul täna Saksamaal on, ütleme, country lead, et ma ei teaks, mis ta teeb või kuidas ta läheb. Ma tean seda väga lihtsalt, mul on üks dashboard, mille teema on lahti, ma näen kohe selle ära ja kui seal on probleeme, siis saab neid adresseerida. Ja neid tuleb adresseerida koheselt ja võib-olla see on ka üks sihukene founderi nüüd nagu journey osa on tavaliselt me näeme 2-3 kuuga ära, kas keegi teeb hästi või ei tee. Kui 2-3 kuu lõpuks ei tee seda, mida tegema pidi, siis tuleb lihtsalt see nabanöör läbi lõigata. Ja mitu korda sa oled vaadanud tagasi ja mõelnud, et see nabanöör sai liiga hilja lõigatud? Oi kui palju. Eriti algusaegadel, seal võisid need asjad kesta aastaid. Näen seda igapäevaselt kõrvalt ja tegelikult see on tohutult kulukas. Et üks asi on see nagu, eks see igapäevane kulu, ma ei tea, iga kuu palgakulu, aga tegelikult see nende alternatiivkulu, eks, et su äri jäi ehitamata, mis võimalused oleks võinud olla õige inimesega. Jaa. Kui palju erinevad, võib-olla kuulajatele ka, et kus te siis olete, Saksamaa käis siin läbi, kus kohas veel? Kogu Baltikum, Saksamaa, Belgia ja Tšehhi. Kuidas need töökultuurid erinevad palju, kes meid videopildis vaatab, siis siuke hea muie tuli Martinil näole. Võib-olla, mis oled õppinud, mis on need võib-olla kõige siuksed, okei, ma selle peale üldse ei tulnud nagu momendid või nagu, et kas me tõesti peame sellest rääkima või? No üks näide, mis mul kohe pähe hüppab, on Saksamaa. Saksamaal läbirääkimise kultuur on hoopis teissugune. Kuidas eestlasele meeldib? Eestlasele on see, et räägi asjast, palju maksab, lähme laivi. Aga Saksamaal käivad milleks õlut jooma, saadakse sõpradeks ja siis räägime nagu ärist, eks ole. Ja we learned it the hard way. Et meil on siis üks klient, kelle abil me toel me sinna Saksamaale siis laieneda tahtsime. Või tegelikult selle kliendiga me juba lansseerisime ära, kes oli kohalik Saksa tegija. Aga siis üks teine tegija, keda me tahtsime siis ka kliendi portfelli saada,
olime harjunud, kuidas need läbirääkimised käivad, et noh, me ju kõikides teistes turgudes juba teiega tegutseme, kui te seda lansseerite, siis see natuke nagu justkui kingitud meile. Aga seal on ikkagi kohalik juht, keda tuli nagu veenda, et me teeme asja hästi. Aga kuna me läksime põhimõtteliselt kohe nagu pakkumisse, siis lõhkusimegi selle suhte ära. Mitte tahtlikult, vaid oligi lihtsalt näed, siin on pakkumine, et hakkame pihta nagu nädala pärast, eks ole. Aga tema jaoks oli see liiga järsku, et mis asja nagu. Mis asi ei käi, on ju, et saame kokku ikka kõigepealt. Ja kuna me olime sellise lükke juba ära teinud, mis talle nagu täiesti vastu karva läks, siis see diil jäigi tegemata. Ja oodake, kui te ükspäev sinna Jaapani turule jõuate. Et seal on see protsess nagu veel pikem, aga väga nagu sarnane selles osas. Aga veel näiteid, ma mõtlen Belgia, Saksamaa nagu siit Eestist vaadates nagu inimesed tundub nagu sealt poolt vaadates Eesti, Läti, Leedu. Et tegelikult Eesti, Läti, Leedu, ma arvan, on ka väga erinevad oma töökultuuridelt. Kuidas Belgia turg? No, võib-olla meie äri on selles mõttes natukene unikaalne mingil määral, et me oleme sellised nagu varjutagused. Eks ole, me ei ole nagu suurest pildis. Me tegeleme näputäie klientidega. Meie kogu süsteemiline või protsessiline või infrastruktuuri setup on väga lihtne. Ta aplikeerub igale turule, eks ole. Et siis nagu meil ei ole kuigi palju selliseid nagu, me ei näe kuigi palju selliseid nagu kultuurilisi erinevusi. Jah, muidugi, kui me võtame need Fox, kes on need kontraktorid, eks ole, seal on erinevad legal setup'id, on erinevad sellised, kes on nagu töökam ja kes on vähem töökam ja millistes riikides meil esineb rohkem vargust ja vandalismi ja sellised nagu erinevused on, eks ole, aga ma ei ütleks, et nad on niisugused nagu märkimisväärsed. Okei, ma veel küsin laienemise mõttes, et kas teil on nagu igas selles Tšehhis, Saksamaal, Baltikumis, Belgias on teil eraldi kehad? Või te kehad? Okei. Ja palju neid Foxe saad juba mitu korda olnud? Ma saan, et Foxid on siis need, kes käivad koha peal, teevad need teenused ja asjad. Et palju neid Foxe üldse teil? See number kõigub, aga nad on umbes 300 kanti. Okei. Ja kas neile, ma lihtsalt mäletan Upsteami puhul oli nagu see hästi oluline, sest nemad on nagu tihtipeale need, kes otse nagu kliendiga ka nagu kohtuvad, et see nende väljaõppe vähemalt Upsteami ajal oli nagu see, kus te hästi palju panustasite, saite aru, et kas täna on see kuidagi muutunud või kuidas näeb välja 300 Foxi nii-öelda haldamine? Drastiliselt muutunud. Kui me tegime ikkagi Upsteami, siis me ambitsioon oli ehitada ikkagi nagu professionaalset autopesuteenust ja kõige kapriissem kliendi tüüp autopesus saab olla eraklient. See on see, kes tuleb, ütleb, et mul on summuti peal üks täpikene ja ma ei taha maksta selle eest, eks ole. Ehk siis me pidime oma tööd tegema ekstravagantselt hästi. Ma arvan, et üks teenus, mida me oleme kogu Eesti riigile nagu esitanud, on see, et ma arvan, et me oleme vähemalt 50+ professionaalset autopesijat pannud Eesti turule. Sest koolitused olid toona ikkagi 2-4 nädalat ja ikkagi väga sisukad. Ja need samad inimesed, ma arvan, päris paljud nendest täna võib-olla teevadki professionaalset autopesu tänu sellele. Aga nüüd, kus meie teenus muutus, meie teenuse sihtsegment muutus ja teenuse tegelikult ka kvaliteedi definitsioon. Me ei saa öelda, et me teeme täna ebakvaliteetsemat pesu, me lihtsalt täidame seda kvaliteedi ootust, mis on ärikliendil. Ja see on madalam, kui ta on ärakliendil, sest et ärikliendil on teised prioriteedid selliste teenuste ümber. Kuidas me neid juhime? Esimene asi on see, et lihtsalt see teenus ise on palju lihtsam. Me saame täna piltlikult öeldes sükene poolepäevase koolitusega tegelikult need inimesed juba tegutsema panna, sest ma arvan, et isegi sina võid sellega väga hästi hakkama saada, sest kui sa oled varasemalt käinud Selve pesulas, survekaga lasknud auto üle, eks ole, siit-sealt tolmu imega teinud, siis sul on tegelikult baasoskused juba olemas. Ja kui sul on autojuhi luba olemas, siis sa oled juba autoga sõitmise koolituse kätte saanud, eks ole. Ja nüüd meie töö on lihtsalt ehitada protsess, mis juhendab sind samm-sammu haaval, mida sa täpselt tegema pead. Ja kui me võtame täna näiteks selle Fox äppi, mida me oleme ehitanud, siis ta ongi sellise workflow disaini baasil, kus tegelikult ongi lihtsalt step by step. Täpselt nüüd teed selle, nüüd teed tolle, eks ole. Ja sellise 4-tunnise koolitusega me saame kõik inimesed juba vabalt teenima panna. Aga kas nemad nagu
kas teil on mingid ühised nagu tiimiüritused ka, kas need Foxid kuuluvad ka sinna juurde? Jaa, mitte nagu global tasemel, sellist üritust meil veel ei ole, kus me 300 Foxi kõik kokku kutsume. Võib-olla pärast siiriseid vaatama. Aga iga turg ikkagi tegeleb selle kultuurilise poolega ise. Et meil on seal oma tiimiliid, kes kõiki neid Foxi haldab, eks ole, ja see on tema enda otsus, kui tihti, kuidas ta seda teeb, et vahel tehakse kas või lihtsalt mingi pitsaõhtu koos või midagi sellist. Muidugi kontori inimestega siin Tallinna poolel teeme ka eraldi ja nii edasi, aga ja sellist nagu nii sügavat näost näkku kultuuri, nagu oli Upsteami aegadel, seda ei ole täna. Aga ühesõnaga, teie laienemisstrateegia ikkagi oli see, et olid mingid ankurkliendid, kellele te tegite siin siis Eestis väga head teenust, saite nii-öelda nime listi ja näbi nende nagu siis edasi. Et ma lihtsalt mõtlen, et kui palju on vaja nagu õnne või kui palju on vaja strateegiat või kuidas sa ise tunned? Eks õnne on ka vaja. Aga Kaarel Kotkas ütles kunagi väga hästi. Potentsiaalsed investorid kuulavad, sa ei saa öelda, et ongi ainult õnne. Õnne definitsioon peab olema paigas. Kaarel Kotkas ütles kunagi, käisime ta seal kontoris, kui ta seal veel, mis on SEB panga hoones oli, väga noor poiss veel toona, mina olin muidugi noorem. Ütles, et õnn tuleb nende inimeste juurde, kellel pole aega seda ootama jääda. Ehk siis tegelikult päeva lõpuks on ikkagi nagu tegevust, oled kohal iga päev. Kui sa täna ei jaksa, siis jookse aeglasemalt, küll sa puhkad järgi ja tegelikult sealt tulevadki, sünnivadki need võimalused ja sa saad nagu läbi hekseldada kõik need erinevad võimalused, strateegiad ja lõpuks midagi tekib, et mul ei ole vaja teha kõike õigesti, mul on vaja seda ühte võitvat otsust ja tegelikult need võitvad otsused tihtipeale ongi need kõige lihtsamad. Ehk siis ma ütlen teile, et me jooksime oma klientidele järgi. Tundub nagu issand jumal, nii paas asi, igaüks võiks selle peale tulla, eks ole. Aga ta tulebki väga lihtne, ta peabki olema väga lihtne, aga see, kuidas me jõudsime selle lihtsani, tähendab seda, et me tegime 100 asja valesti. No see on nagu, et tegijal ikka juhtub, aga tal juhtub ka häid asju. Et eestlasele meeldib alati vaadata, et mis läheb nagu viltu, aga tegelikult tegijal juhtub väga hea. Ma vaatan natukene kella ka, ma pean selle saate siin kokku tõmbama, aga meil on traditsioon see, et meil on lõpus sellist paar kiiret küsimust, millele võiks küllaltki kiired vastused tulla. No vaatame. Aga kui sa ei teeks täna seda, mida sa praegu teed, mida sa siis teeksid? Teeks mingit teist startupi. Et sa oled ettevõtja hingelt? Absoluutselt. Mis on parim karjääri nõuanne, mida sa oled saanud? Ära anna alla. Esimene, mis päev hüppas. Mis on kõige veidram tööintervjuu küsimus, mida sa oled ise küsinud või ma ei tea, kas sinult on küsitud, aga? Ma ütleks, et ta veidram, aga mul on väga hakanud meeldima viimati küsida küsimust, et õpeta mulle midagi. Et kui inimene on milleski hea, siis räägi mulle midagi, mida ma ei teadnud. Ja üks kuulamis- ja lugemissoovitus siia lõppu või lugemissoovitus? Alati meeldib Blitzscaling, Reid Hoffman. Aitäh sulle tulemast. Aitäh.